Mis on authority misinfluence tendency? See on inimpsühholoogiline kalduvus täita ettekirjutusi ja käske siis, kui need on antud autoriteetse isiku poolt. Vaadake, inimesed on harjunud ja nendel on tendents järgneda liidritele. Ja seetõttu ongi ühiskonnas tekkinud hierarhilised grupid, mõni on autoriteetsem, mõni on vähem autoriteetsem ja inimestel on tendents täita ettekirjutusi, käske ainuüksi sellepärast, et keegi ütles nii. No toome ühe näite. Oletame, et meil on tegelane Peeter, kes on võtnud viimased 10 aastat erinevaid tablette ja ta kommenteerib seda selliselt. Mulle kirjutas need tabletid ette arst. Ma ei kahtle mitte kunagi selles, mida ütleb arst. Ma täidan alati kõiki ettekirjutusi. Peeter täidab kellegi käske ettekirjutusi, sest need on antud autoriteetse inimese poolt. Nüüd turundajad samamoodi arvestavad oma turunduskampaaniates sellega, et inimestel on inimpsühholoogilised kalduvused ja arvestavad kindlasti ka sellega, et inimestel on tendents järgneda ja täita nende inimeste ettekirjutusi, kes on autoriteetsed, kes on hierarhilises mõttes arvamusliidrid. Ja küsimus sulle, kas sina kasutad oma turunduskampaaniates inimpsühholoogilisi kalduvusi? Kui sa seda ei tee, siis kirjuta mulle personaalne sõnum, teeme online konsultatsiooni, vaatame sinu reklaamikampaaniad üle ja teeme kindlaks, kuhu oleks kõige efektiivsem implementeerida erinevad inimpsühholoogilised kalduvused. Sest vaadake, maailm on muutunud, erinevad kriisid on üle käinud ja on ka praegu. Ja majandus on meie kui turundajate vastu muutunud eriti nõudlikuks. Nii et ärme jäta ühtegi kivi teistpidi keeramata ja muudame oma kampaaniad võimalikult efektiivseks. Ja kui sind huvitab see, kuidas kõige efektiivsemalt kasutada inimpsühholoogilisi kalduvusi oma reklaamikampaaniates, siis kirjuta mulle personaalne sõnum. Tšau!